tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23–29 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis nendel kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil on selline kuidagiviisi majandusliku mõtlemisega seotud nädal või rahade peale mõtlemise nädal. Et nädal algab teil siin karikate kuningaga. No karikate kuningas on selline mees, kes suudab säilitada rahu ka kõige sellises kriitilisemas olukorras. Et kui ümberringi käib, inimesed on emotsionaalsed, mõni vehib kätega, mõni teeb kõvemat häält, mõni nõuab seal võib-olla oma õigust, siis karikate kuningas vaatab seda kõike ja nagu suudab ise säilitada rahu ja suudab ka nagu teistesse seda rahu süstida. Et kui teil on võib-olla mõni selline rahulik mees tuttav, on see mõni ülemus või on see lihtsalt teile mingi tuttav inimene, et siis oma murega te võite alati sinna tema poole pöörduda, sest et karikate kuningas on selline inimene, kes kuulab ära, ta annab tarka nõu, et ta ei hakka kritiseerima või ma ei tea, rääkima, et oi, vaata, näed, ma ütlesin sulle küll, et nii ei ole vaja teha. Tema säilitab rahu. Ta on selline hästi tasakaalukas, rahulik, tark loomulikult nagu kuningad kõik. Et tema suudab kõik tormise mere ka vaigistada. Siis kõrval on tähekaart. Täht on nagu lootus, täht on tervenemine, täht on see sisemine teadmine, see kõhutunne, et ma tean, kuhu minna ja nagu ta ongi selline, et kui teil on olnud mingi mure, siis täht lahendab selle ära, et nüüd tuleb tervenemine, tuleb edasiminek, mured jäävad selja taha. Ja kui te olete võib-olla midagi soovinud, siis täht aitab ka sinnapoole nagu liikuda, et need soovid täituksid. Edasi tuleb müntide paas, no tema tuleb uudistega, ta tulebki nende raha uudistega või mingi töö pakkumisega või siis, no ma ei tea, võib-olla mingi sellise projektiga, kus teil on võimalik raha teenida. Võib-olla suveks keegi kutsub teid kusagile, ma ei tea, mingisugusele suveüritusele appi või siis mõnda pikemaajalist protsessi pakutakse teile. Et suvel ju väga palju läheb lahti igasuguseid selliseid suviseid töid ja üritusi, restoranid teevad oma uksed lahti, laadad hakkavad toimima ja toimuma. Ja on võib-olla veel mõned suveprojektid, mis ainult suvel töötavad. Et mõned võib-olla purksikioskid või mis iganes ettevõtmised, mis on suvel. Et keegi teile midagi pakub ja seal kõrval on see mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninganna on väga tark naine. Tema teab täpselt, kuhu ja mis tuleb teha ja kas üldse teha. Ja mina näen siin seda, et teie karikas tegelikult ajab üle, aga teie ise millegi pärast muretsete. Siin on see üleajav karikas, mis minu jaoks tähendab, et teil on küll ja veel. No kõike on siin küll, no karikate kaardid on muidu siuksed emotsionaalsed kaardid, aga see ei ole selline paha emotsioonide ülekeemine. See on ikka pigem nagu rõõmustamine ja mingid head asjad tulevad ja teil on nagu super hea meel, et niisugused sündmused teie elus aset leiavad. Aga siin kõrval on see mõõkade 9 ja mõõkade 9 räägib mulle sellisest unetustööst. Teil on peamõtteid täis ja te ei saa nagu magada. Et te mõtlete ja ketrate oma peas seda ja see on kuidagi rahadega seotud, sest siin kõrval on see müntide kuningas. Müntide kuningas on raha kuningas ja müntide kuningas on väga tark valitseja just rahalistes asjades, et temal on eelarve paigas, tema ei larista tühja, tema kaalub ja tema vaatab kõik tehnilised andmed ka ennem ära, kui ta midagi ostma läheb. Et kui teil on seal mõni asi katki läinud kodus, mingi külmkapp või pesumasin või mis iganes,
siis selge on see, et raha on tal müntide kuningal selle ostmiseks, aga ennem kui ta poodi tormab esimest ettejuhtuvat valima, tema vaatab tehnilised andmed ära, tema vaatab seda, mis on selle tagasiside, et mis inimesed räägivad, kas see asjad ka vastu peavad ja mis on teiste inimeste kogemused. Et tema on selline kuningas, kellel on see eelarve nagu tasakaalus, tema teab, kuhu kulutada ja kuhu mitte. Et ma ütleksin, et teil on selline tarkust täis nädal. Algab ikkagi tervenemisega, emotsioonide kontrolli all hoidmisega, targa nõuandega. Et ma arvan seda, et mulle tundub nii, et teie saate väga hästi hakkama oma selle nädala kõikide nende uudistega, kõikide oma mõtetega ja oma otsustega. Et ma arvan, et te võite nagu julgelt oma valikuid teha, kui teil on vaja midagi valida, sest mõõkade kuninganna annab seda tarkust teile teha õiged otsused. Kuulake need uudised ära, need pakkumised võtke endale kaalumiseks ja vaadake, kas need mõõkade kuninganna annab seda tarkust ja müntide kuningas aitab siis vaadata seda, et kas see ettepanek, mis teile tehakse, on ka tulus. Et soovin teile sellesse nädalasse tarku otsuseid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.